kevad on aeg, mil naised on varmad tuulama oma riidekappides ja rangemalt hindama nende sisu. Kas üks või teine riidetükk on veel moes, kas kõlbabki enam selga panna? Kuid alati ei peaks kaua teeninud rõivastesse halvakspanuga suhtuma, võiks hoopis vaadata selle pilguga, kas õnnestuks ise riidetükki uueks ja värskeks tuunida. Selliseks, mida teistel ei ole. Mul on alati üks vastus, ma ütlen isikupära. Leia üles see eriline nüanss, mis teeb sind eriliseks, mis on sinu lahe asi, millega välja paista. Ürita olla nagu tuhanded teised Instagramis, vaid leia üles enda selline ägedus. No aga mis sul endal seljas täna on, et vaataks selle ka üle, et... No mina kannan Liisi Eesmaa autori prindiga teksajakki ja sihukest kaelasallikest ja siis on mul lihtsalt konversid jalastena, terava väikse ninakesega ja mõtlesin, et ma tulen täna sellise väga mugava vormirõivatusega välja, et siin on esitatud minu loomingut, siin on sihuke väike mänguline detail juures, et ma mõtlesin, et ma olen hästi nagu Liisi võtmes. Ma ei leia alati neid üles, aga prill peab olema. Ma jäin sõnatuks või õigemini võttis kogelema, kus selliseid prille võiks nagu saada, siis kui tõesti keegi mõtleb, et tahaks ka. Tuleb otsida maailmas, aga mina sain Lissabonist, Portugalist. No aga on siis niimoodi, et punane pintsak, punased kingad või kuidas siis üks mees ennast hästi tunneb 2026 kevad? Üritasin väga vältida musta. Et ma tean, ma kannan väga hea meelega musta, aga ma mõtlesin, et ma teen seekord erandi ja üritan kuidagi muul viisil olla nähtav. Must ja valge. Kalbomaja sellest kollektsioonist ostsin Lindenberg, Rootsi disainer. Ma arvan, et on okei. No aga täna oled ideid ka saanud, mida selga panna või? Ei, praegu veel päris niimoodi lõplikku ei ole, et tippmood on ikkagi, ei ole vaata kantav, et ma vist isegi kanna välja seda. Olen äraootaval seisukohal. Aga enne ju ei tea, kui ei proovi järele. Seda küll jah, aga kuidagi meeste disainiga on üldse kehvasti siin tänapäeval, et midagi pärast ei teha. Pigem olen hädas. Aga sa oled ikka selle juurde, et sel kevadel valge must? Hetkel küll, jah. Sel kevadel on moes kindlasti suur isikupära, et inimesed on natuke väsinud minimalismist, tagasihoidlikkusest, nüüd on päike kõrgel ja otsitakse rohkem selliseid suuri vorme, isikupära, värve, just mida unikaalsem, seda parem. Päikesega on kohe selline helguse tunne hinges ja see avaldub kindlasti ka moes, et aina enam üle kogu maailma on maksimalism tegemas laineid. Minul sai kõik alguse kleidist, et ma valisin Berit Muuga juures selle kleidi, siis tekkisid juurde vastavalt sellele siis üks väike butiik, imepisikene Katariina Jewelry, sealt võtsin oma lehtekesed, et oleks natuke glamuuri ka, sest mulle meeldib ja siis tuntused kindad ja selline peakatte, et bränd number 8-lt sellised billbox peakatted on ka väga moes praegu, et kui rääkida veel kevadtrendidest, siis aksessuaarid just ongi kindad, igasugused peakatted, suured kõrvarõngad, nii et kõva pidu käib ja brossid loomulikult ka. Ma tahaks arvata, et lilleline muster on ikka see, mis on alati moes ja kindlasti siid. Laura ütleb ka midagi. No mulle tundub, et retuusid, millel läheb siit alt, siis retuus, ütleme nii. No aga vaatame, mis siis teil nüüd seljas on. Lilleline muster igal juhul on esindatud. Absoluutselt ja siid ja lilleline muster on esindatud ja ma arvan, et mugavus on ka see märksõna. Kuidas on aksessuaaridega, näiteks peapael paelub minu pilku? Väga tore, aitäh, see oligi taotluslik, aga alati võib ju midagi endale siis lisaks juurde panna, nii et peapael sobib alati. Mul on mitte tavaliselt musta kanda, aga panin täna sellega ikkagi sinise, sest kevad on ja väike pop-up color ikka sees. Ma mõtlesingi, et vaatame üle, et mida teie kannate, et see on väga-väga pilku püüdev igal juhul. Aitäh teile. Ja mul on top on siis korsett, see on sõbrad laenatud. Sellega ma tegelikult lasteaias saate. Otsisin põõningult üles ja siis kontsad on kuskilt tema leidis, ma ei tea täpselt mis poest. Mida te teistele võiksite soovitada? Ikka selline kas maksimalism või minimalism või millest siin täna on räägitud? Ma soovitan kõikidele kanda seda, mis neile üleüldse ise kõige rohkem meeldib.
millega nad ise comfortable on, et millest nad ennast enesekindlalt tunnevad. Kuigi mood on ajaloo peegel, siiski tänapäeval ei saa sellest üldse aru, mis on moes. On moes alt laienevad püksid, on kitsad, on sellised igasugused, nii et isikupärasus on ikkagi mood, et olla mina ise, nagu mina näete. No ma mõtlesingi, et võtaks ja lahkaks natukene teie outfiti siin praegu, et võtaks kohe, no sinatame siin. Oksud on Balenciaga ja nii ime, et kui see ei ole, et sobivad tänase riietuse juurde täiesti, see on mul juba õmmelda lastud kõik. See on muideks käsitöö, selline vestikene, täitsa käsitöö, seda on ka esinemistel kandnud. Siis see on ostetud Kreekast. Püksid on nahast. See on nüüd ka uus, see on nagu Simba Art teeb neid, käsitöö. See on lips, ei ole lips. Ta ongi peaaegu ja ta jäi mul kinni muidugi sinna, ma pean pärast ära lõikama natukene, aga muu on kõik nagu ikka on. Mitte midagi erilist, aga samas särab. Ehk siis kokkuvõtvalt, oluline on isikupära, see, mida kandes tunned end kindlalt ja mis on seljas mugav. Kui sa julged olla sina ise, siis sa juba oledki moodne.